MARAK on võrgustikutööl ja riskide hindamisel põhinev juhtumikorralduse mudel kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamiseks. MARAK võeti esmalt kasutusele Suurbritannias, kus mudeli väljatöötamise ja rakendamise tõukepunktiks oli arusaam, et ükski ametkond ei saa nii keerulisi lähisuhtevägivalla juhtumeid lahendada üksi, vaid ainult väga hästi toimivas võrgustikutöös, ühist inforuumi, erinevaid ametkondade võimalusi ja teenuseid kasutades. MARAK-i võrgustikutöö eripäraks on see, et fookuses on täisealine ohver, kes kannatab kõrge riskiga lähisuhtevägivallas. Kõrge risk viitab sellele, et inimese elu või tervis on või võib olla tema suhtes toimepandava lähisuhtevägivalla tõttu ohus. On oluline meeles pidada, et kuigi MARAK-i fookuses on täiskasvanu, on alaealiste lastega ohvri puhul prioriteediks ka laste heaolu ning turvalisus. Alates 2019. aastast töötab igas Eesti maakonnas MARAK-i mudeli põhimõtetest lähtuv ekspertgrupp või teisisõnu tuumik, kuhu kuulub kohaliku ohvriabi, politsei, prokuratuuri, kohaliku omavalitsuse, naiste tugikeskuse, lastekaitse ja aina sagedamini ka meditsiinivaldkonna esindaja. Kokku on MARAK-i tuumikuid ehk MARAK-e Eestis 18. Millised on MARAK-i eesmärgid? MARAK-i eesmärgid saab jaotada laiemaks ja kitsamateks. MARAK-i laiem eesmärk on ennetada lähisuhtevägivalla kõige raskemaid tagajärgi. See tähendab lähisuhtevägivallast tingitud tapmiste, suitsiidide ja raskete tervisekahjustuste ennetamist. Samuti põlvkondade ülese raske lähisuhtevägivalla trauma ennetamist ja vähendamist. MARAK-i kitsamad eesmärgid ja põhimõtted on sellised, millest peaks iga tuumik lähtuma. Alustuseks tuvastada kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ohver ja tagada kiirelt ja efektiivselt tema ja tema alaealiste laste turvalisus ja turvatunne. Kasutada ohvri riskide tuvastamisel teaduspõhiseid hindamisvahendeid ja pakkuda seeläbi kannatanule just tema vajadustest ja riskidest lähtuvat abi. Olla kannatanu keskne. See tähendab spetsialisti väga head teadlikkust kõrge riskiga ohvri ja vägivalla spetsiifikast ja nii-öelda eelhäälestust kliendi eripärade mõistmisele. Efektiivne valdkondade ülene koostöö. Efektiivne koostöö tähendab võrgustikutööd, mis on kannatanu keskne, süsteemne, struktureeritud, ühise inforuumiga, aga ka konfidentsiaalne, jagatud vastutusega ja ühtsetel väärtustel põhineb. MARAK pakub selleks ka väga hea tööriistakasti. Informatsiooni kiire ja süsteemne vahetamine asutuste vahel, et ametkondade koostöös kindlustada ohvrite ja nende alaealiste laste turvalisus ja mitte vähem oluline pole ka see, et nende turvatunne. Oluline on pöörata tähelepanu ka vägivalda kasutanud osapoolele, näiteks pakkuda talle sobivat abi.